Tervitus, olen Karksi Nuias, Tartu maantee 37 maja, asub minu selja taga. Ja see maja on müügis, just äsja sai plakat maja külge kruvitud. Ja mis ma selle kinnistu juures välja tooksin, on see, et tegin siin pilte, kõndisin aias, käisin siin viimati siis, kui lumehanged olid põlvini. Ja praegune see pilt, mis mul siin avaneb, ja kui ma siia kõrvaloona taha kõnnin, siis esimene mõte oli mul küll, et vau, see kinnistu on tõesti suur. See on tõesti suur kinnistu. Kui ma kõnnin siia kinnistu lõppu praegu, vot alles nüüd on võib-olla siin tajuda, et kui suur lahmakas see on. Ja asukoht on siin ju mega hea. Kool ühel pool kinnistut, lapsed kooli, üle tee noortekeskus, lapsed noortekeskusesse, lasteajad samuti üle tee, kesklinn siit mõnisada meetrit, Karksi Nuia mõnus väike linn, kõik on sul siin olemas, poed, kauplused, koolid, sportimisvõimalused ja maja ise. No mida ma maja kohta ütlen? Klassikaline selle ajastu puumaja, palkmaja. Tule vaata üle, võta spetsialist kaasa, võta sõber kaasa, kes teab ehitusest midagi, oskab sulle nõu anda. Korstna otsad on uued laotud, ahjud on vanad, aknad on vanad, vaata vundamenti, vaata katusejoont, räästaplekid uued, ilusad korralikult peal. Kaev on olemas, aga ilmselt teed liitumise, ma arvan, linnatrassi ja kanalisatsiooniga. Ja selja taga kõrvalhoone, omal ajal on siin olnud kuur, laut, saun. Võib-olla päris omal ajal ei olnudki siin sauna, võib-olla oli mingi pesuköök või ma ei tea, mis asi. Aga saunaruumid täitsa reaalselt olemas, kuhu saaks väga ringe mingid saunad, kaminaruumid, puhkeruumid teha. No ma ei tea, see kinnistu on kindlasti suur, et ühe väikse kitse saaksin kindlasti ära pidada, ma arvan. Ma ei ole muidugi suuremat sorti loomapidaja, aga ütleme nii, et tiketiga saaksin küll mõnusalt tõmmata ja väikse jäneseina saaksid kinnistu pealt raudselt kätte. Vanad õunapuud, ma jään sul vastuse võlgu, ma ei tea, mis sordid on. Aga minu soovitus sulle on ära need esimesel suvel kohe maha sae. Vanad puud kannavad vahest niivõrd häid õunu, mida sa mitte kusagilt mujalt ei saa. Las nad olla, ära püga neid. Las nad siin lihtsalt olla ja kannavad sulle magusaid vanade taluaedade õunu. Mida veel? Ma arvan, maja on nii suur küll, et kogu pere siia ära mahub 3 tuba, 2 kööki, katusaluna ka veel ehita välja, kui tahad. Poeme siit maja kõrvalt ka läbi. Nii väike, tuli meelde, väike kelder on ka ilusti betoonist lagedega, betoonist seintega, vaata, kus ta vundamenti jumala korralik. Seda joont siit. Tähta joon. Ütlem nii, et minu arvates on siin ainest, on siin materjali, millest hakata tegema, looma enda kodu, enda kohta, mitte suvekodu, mida iganes. Ja kirjuta, joonista mulle mario@mariokarra.ee. Jaga mu videot, kui sulle meeldis ja pane like, kui sulle meeldis. Ja loomulikult, kui sul on küsimusi või kui sa soovid vaatama tulla, kirjuta mulle samuti. Ja näeme siis uutes videotes ja uutel objektidel. Tšau! Tehtud purgis. Mis see kell on nüüd kiiresti tuha vähend ja maja vaja ära näidata veel. Ja siis on tänase päevaga joon all. Täna oli üks esimene päev üle pika aja selline kevade kiirus, ütleme nii.
kus põhimõtteliselt täna esmaspäev terve päev sai objektidel käidud. Käru kinni. Tigetimeister. Hooaeg hakkab kohe peale. Ilusad 2 uut korterit, on nagu nii ilus vaadata kohe. Loomulikult ja siit ka ma arvan, et on ka ilus vaadata. Lähme nüüd edasi.